Lõpetasin eelmise klipi sellega, et organism nagu väljutab naha kaudu ka toksiine ja see lõpp oli siis selles, et küüslauk on üks vahend, millega aetakse parasiite välja. Tegelikult on olemas veel erinevaid selliseid parasiitide väljutamise rohtusid, mis tõesti ongi taimsed ja millega on lihtsamal moel võimalik parasiite välja saada, aga on ka sellised, mis on väga radikaalsed. Ehk siis radikaalselt tähendab seda, et seda tuleb väga konkreetselt teada, kuidas seda võtta ja siis on võimalik see ütleme siis totaalne puhastus teha terves kehas. Nii et nahk on üks väga oluline organ meil, millel on ka siis väga erinevaid funktsioone ja üks asi on siis see, et nahk on väljutaja. Ehk siis naha kaudu me väljutame enda seest ka aineid siis läbi higi. Kroonilised sümptomid on sageli pikaajalise probleemi kestmise tulemus. Ehk mida see tähendab, on see, et keha suudab kohaneda seni, kuni tasakaalu on võimalik hoida. Ja see tähendabki seda, et kui tasakaal hakkab paigast ära minema, siis me oleme juba tegelikult äärmuses ja kui seda äärmust ei suudeta kuidagi moodi nagu tavaolukorda tagasi viia, siis keha kohaneb ümber ja see kroonilisus tähendabki seda, et enam ei saa seda mingit haigust, mis on muutunud krooniliseks lihtsate meetoditega nagu välja ajada, vaid on vaja juba sellist jõulisemat sekkumist. Ja ütleme, see kroonilised haigused tekivad ikkagi sellest, kui kehal ei ole enam jõudu ise ennast taastada. Ja siin hakkavadki tekkimagi siis haigused ja mis võivadki hiljem muutuda krooniliseks. Sümptomite maha surumine ei tähenda probleemi lahendamist, vaid põhjuse põhjusega mitte tegelemine on selle asja nagu õigem nimetus ja üldjuhul nagu tekibki nagu olukord, kus põhjust ei otsita või põhjust ei leita ja siis tekitataksegi selline sümptomite nagu siis ära lükkamist või mahasurumist. Ja kui põhjus jääb muutmata, suunatakse probleem lihtsalt mujale ja tekibki haiguslik seisund. Ehk siis üldjuhul on see, et kui näiteks tehaksegi inimesele mingisugust ravi, aga see ravi ei anna tulemusi, siis tegelikult ei tegeleta selle asjaga, millega vaja on tegeleta, vaid tegeletakse mingi asjaga, mis ei anna tegelikult tulemust. Ja siin võib öelda, et on siis vale raviga tegemist, ehk siis mis sõna otseses mõttes viitab sellele, et inimene võtab mingid rohtusid, aga nendest rohtudest abi ei ole. Ehk siis see, millest üritatakse vabaneda mingist haigusseisundist, siis see asi kestab edasi ja see võib olla isegi aastaid. Kui toitumise ja organismi puhastumise tingimused on õiged, hakkab liikuma keha automaatselt tasakaalu poole, ilma sundimiseta, võitlemiseta või tervenemiseta või nii-öelda tervendamiseta. Ehk siis kui me saame ise mingite asjadega oma kehas korra majja, siis tegelikult keha tervenebki. Ja neid asju, millega on siis võimalik oma füüsilist olemist parandada, on päris mitmeid. Nii et need olid siis toitumise põhimõtted, mida järgides, nagu te aru saate kogu sellest eelnevast mitmest klipist, on siis see, et kehas toimuvad protsessid
mis ei ole ainult seedimine. Ja siin on nii jääkainetest puhastamise teema kui ka siis ütleme siis, kui läheme natuke sügavamale, siis me võime ikkagi rääkida juba ka sellest, et toidulisandid on nagu üks teema, millega püütakse aidata organismi siis paika saada. Teine asi on see, et toitumisel on konkreetsed reeglid, mida millal võib süüa ja mida millal ei tohiks süüa. Ehk siis kogu see protsess, mis meie kehas nagu toimub, on ikkagi juhitud nii-öelda reeglite poolt ja need reeglid on looduse poolt paigas. Nii et siinkohal, kellel on huvi sellest teemast nagu täpsemalt aru saada, kuidas meie toitumine peaks olema selline, et me tunneme ennast tervena, et me tunneme ennast nooremana, kui me välja paistame, et me soovime nii-öelda kaalu langetada, siis me peame teadma, mida me teeme. Ei ole tegelikult üldse väike teema ka see, et mõned inimesed tahavad kaalu tõsta, ehk siis nende kaal on terve elu olnud hästi madal ja nad võivad süüa nii-öelda hobuse koguseid, aga kaal ikka ei tõuse. Siis millest me räägime on ka see, et kuskil on midagi valesti ja selle teema tegelikult me võiksime ka enda jaoks nagu selgeks teha, ehk siis, et siuke standard, nagu vanasti öeldi, et sinu pikkus -110 peaks olema sinu ideaalkaal. Ütleme, see on selline nii ja naa, see on selline standard, mis tegelikult mõne jaoks on seal natuke kaalust vähem, mõne jaoks natuke kaalus rohkem. See on nagu siuke, ütleme siis kriteeriumid, mille puhul keha tunnebki ennast nagu suhteliselt hästi. Ja ma ütlengi, et kui te soovite saada teada, kuidas organismi on võimalik tasakaalu saada, siis tulge kuulake loenguid või tulge lihtsalt tervise nii-öelda kontrolli ja vaatame siis, mis teie sisemaailmas nagu toimub. Ja minu nimi on siis Toomas Piik ja YouTube'is ja Facebookis on võimalik siis saada informatsiooni praegu, aga hiljem tuleb neid kanaleid juurde. Nii et teadlik toitumine annab teile tegelikult võluväe.